tere! Täna alustame väikse seeriaga. Videod ma teen seekord lühemad. Ma ei viitsi ka tund aega järjest jaurata. Raske. Aga jah, alustame seeriaga. Räägime Venemaast. Esimene osa. Miks Venemaal korruptsioon alati tagasi tuleb? Et kui me kuuleme sõna korruptsioon, tekib tavaliselt üsna lihtne pilt. Ametnik võtab altkäemaksu, minister suunab riigihanke sõbrafirmale, kindral ehitab kaitse-eelarvest endale suvila, keegi varastab, riik kaotab ja kui süsteem töötab, tuleb politsei ning viib süüdlased minema. Venemaa puhul jääb selline seletus aga natukene liiga pinnapealseks. Venemaa korruptsiooni juures ei ole kõige huvitavam küsimus see, miks mõni ametnik varastab. Seda juhtub peaaegu kõikjal, mitte ainult Venemaal, aga räägime seekord Venemaast täpsemalt. Huvitavam küsimus on, miks eri ajastutel ja täiesti erinevate poliitiliste süsteemide all on Venemaal ikka ja jälle tekkinud olukord, kus rikkus, mõju ja poliitiline lojaalsus põimuvad üheks süsteemiks. Tsaaririik, Nõukogude Liit ja Putini Venemaa ei ole üks ja sama riigikord, hoolimata mida inimesed teile öelda. Nad on kõik erinevad. Oleks väga lihtsustav väita, et Venemaal pole 500 aasta jooksul midagi muutunud. Muutunud on peaaegu kõik. Ideoloogia on muutunud, omandivorm on muutunud, majandus on muutunud, piirid on muutunud, institutsioonid on muutunud. Isegi kuidas suhtutakse kirikuusku on muutunud. Aga mõned stiimulid on erinevatest süsteemidest üllatavalt sarnased. Kui sinu rikkus, karjäär või turvalisus sõltub eelkõige suhetest võimu keskusega, siis muutub lojaalsus väga väärtuslikuks kaubaks. Ja kui võim omakorda saab lojaalsust premeerida raha, ametikohtade, monopolide või kaitsega, ei ole korruptsioon enam lihtsalt süsteemne rike. Teatud olukorras võib see muutuda üheks viisiks, kuidas süsteem ennast koos hoiab. Ja sellest tänases videos räägib. Mitte sellest, et vennalased on lihtsalt korrumpeerunud, see oleks nii ajalooliselt kui ka analüütiliselt seletus, vaatame hoopis mehhanismi. Kuidas patronaaž töötab, miks eri režiimides uuesti tekib ja miks selle täielik väljajuurimine võib olla võimul olijatele palju ebamugavam ja raskem kui esmapilgul tundub. Korruptsioon ei tähenda ainult varastamist. Alustame siis kõige lihtsamast probleemist, et inimese huvid ja organisatsiooni huvid ei ole alati samad. Kui mina juhin riigiasutust, siis riigi huvides oleks mul palgata kõige kompetentsem inimene. Kui aga minu enda positsioon muutub tugevamaks, siis kui ma palkaksin hoopis endale lojaalse sõbra, on mul kaks erinevat stiimulit. Sama kehtib ettevõtetes, sõjaväes ja ka poliitikas. Hästi toimivas süsteemis püütakse neid stiimuleid üksteise võimalikult lähedale tuua. Selleks on konkurents, sõltumatud kohtud, auditid, ajakirjandus, läbipaistvad hanked ja reeglid, mis piiravad seda, kui palju üks inimene saab oma ametipositsiooni isiklikuks kasuks kasutada. Sellepärast pooldan mina kõikide euroametnike ja poliitikute pidevat jälgimist. E-mailid, telefonikõne, GPS, kellelt nad raha saavad, kus nad on, mis organisatsioonidega nad on liitunud, mis tehinguid nad teevad kellega. Sellepärast ärme unusta, et me kasutame nende isikute juurest ühte väga lihtsalt terminit. Avalik persoon. See ei ole enam eraisik, see on avalik persoon. Avalik võimu ellu viia. Ja kõik, kes on minu meelest avaliku võimuga seotud, peavad olema väga kriitilise ja väga põhjaliku järelevalve all. Mitte ainult politsei poolt, kapo poolt, vaid ka tavainimeste poolt. Ajakirjandus ka. Aga see, et tavainimestel on võimalik vaadata andmeid. Kui te arvate, et see on mingisugune, tekib mingi infoleke või midagi sarnast, et infot hakatakse jagama ja nii edasi. Okei, väga hea. Teeme siis ID-kaardi peal toimuva süsteemi, et selle jaoks, et sa saaksid infot, logid oma ID-kaardiga sisse
teed päringu ja sulle saadetakse krüpteeritud vormis info. Siis on teada, kes mida küsis. Ma ei tea, milleks seda vaja, aga noh, niimoodi saab nagu neid tüüpe, kes on selle vastu, minu geniaalse hea idee vastu, neid saab niimoodi maha raustada, et me teeme kõik niimoodi, info ei lähe lekkima ja nii edasi. Pealegi, mis info läheb lekkima? On küsimus. Olgu, lähme edasi. Jah, et ükski neist mehhanismidest ei tööta ideaalselt. Korruptsiooni leiab ka demokraatiatest, aga personaalsemas süsteemis muutub olukord teistsuguseks. Kui formaalsed institutsioonid on nõrgemad ja tegelik võim sõltub sellest, kellele sa ligi pääsed, kelle toetust omad ja kellele oled lojaalne, hakkavad isiklikud suhted ametlikke reegleid asendama. Seda nimetatakse patronaažiks. Patronaat annab kaitse, ressursse, ametikohti ja võimalusi. Klient annab vastu lojaalsuse ja teenuse. See ei pea isegi algama ümbrikuslaua all. Mõnikord on kõik formaalselt seaduslik. Küsimus on selles, miks just sina selle ametikoha, lepingu ettevõtte või monopoli said. Tsaaririik. Seal oli privileeg või nii-öelda poliitiline suhe. Et Vene keisririigis oli ühiskond tugevalt hierarhiline ning poliitilise ja majandusliku eliidi positsioon oli tihedalt seotud monarhia ja riigi teenistusega. Maa, privileegid, seisuslik positsioon ja ligipääs võimule ei olnud lihtsalt majanduslikud küsimused. Need olid osa poliitilisest süsteemist. Ärisorjus muutis selle veel kõvemaks. Talupojad olid maa külge seotud ja mõisnike majanduslik jõud sõltus otseselt süsteemist, mida riik kaitses. See ei tähenda, et iga aadlik istus hommikul köögilaua taga, mõtles, kuidas autokraatiat säilitada. Süsteem töötas palju lihtsalt. Kui sinu rikkus ja ühiskondlik positsioon sõltuvad olemasolevast korrast, tekib sul loomulik põhjus seda korda kaitsta. Ja valitsejal on omakorda põhjus kaitsta sinu privileege, kui sinu lojaalsus aitab valitsejal riiki kontrollida. See on patronaaži põhiline tehing. Et kui valitseja hoiab eliiti rikkana ja eliit hoiab valitseja võimul, on siukene ajaloos, mida me oleme näinud. Jah, päriselt on ta natukene keerulisem, aga see on nagu mehhanism ise on oluline. Et me võime seda piisavalt palju üldistada selliseks mehhanismiks. Aga jah, see loob ühe pikaajalise probleemi, et sõltumatu majanduslik võim võib muutuda poliitiliselt kahtlaseks. Samal ajal, kui võimust sõltuv rikkus on palju turvalisem. Nõukogude Liidus nägime sellist asja, kuidas aristokraatia kadus, aga võrgustikud jäid alles. Et siis 1917. aastal revolutsioon pidi nii-öelda selle vana maailma hävitama, aadlid nii-öelda kaotati, eraomand suurtele tootmisvahenditele kadus, tehased, pangad ja maa läksid riigi kontrolli alla. Teoorias pidanud koos vana eliidiga kaduma ka vana patronaaž ehk vanad suhted. Aga inimese stiimulid ei kao koos uue lipuga. Nõukogude süsteemis ei saanud parteiametnik endale ametlikku naftafirmat osta või mõisat pärandada. Küll aga sõltusid karjäär, ametikoht, korter, juurdepääs nappidele kaupadele ja võimalus oma inimesi edasi aidata poliitilistes positsioonides ning sidemetes. Nõukogude nomenklatuurisüsteem määras, kes millistel olulistele ametikohtadele pääses ja selle formaalse süsteemi kõrval töötasid patronaaži võrgustikud. Kõrgema ametnik aitas oma inimesi edasi ja need inimesed omakorda toetasid teda. Üks asi, mis ma hakkan rääkima, üks osa sellest loost on kindlasti see nõukogude nomenklatuur. Vanemad inimesed mäletavad, noored ei tea. Siis räägime seda vanematele ja noortematele ka. Et hästi palju paralleele Euroopa Komisjonist ja nende elust Brüsselist võime tuua nõukogude nomenklatuurist. Sest nad on hästi paljuselt üle võtnud. Võite võrrelda nii-öelda neid tippametnikke,
kes elavad Brüsselis, töötavad Brüsselis ja nõude nomenklatuuri nii-öelda ametnikke, ei teagi, kuidas neid nimetati. Aga hästi palju sarnaseid. Neil on rohkem võimalusi, neil on tutvused, nad on süsteemi sees. Aga see ei olnud identne nii-öelda tsaaririigiga, omandivorm ja ideoloogia olid täiesti teised, aga jälle tekkis sama stiimul. Sinu positsioon sõltus suurel määral sellest, kas sul oli süsteemis õige patroon ja kas sind peeti poliitiliselt usaldusväärseks. See muutis ka korruptsiooni vormi. Korruptsioon ei tähendanud ainult raha varastamist, see võis tähendada nüüd ametikohti, ligipääsu, teenete vahetamist, kaupade suunamist, probleemi äralahendamist või oma inimese kaitsmist. Ja kui selline süsteem kestab kaua, hakkab ta ennast taas tootma. Inimesed, kes oskavad selles kõige parem ellu jääda, liiguvad ülespoole. Üles jõudes valivad nad omakorda inimesi, keda nad usaldavad. Mõne põlvkonna pärast võib süsteem olla täis inimesi, kes on väga head süsteemis navigeerimiseks. Isegi kui see ei tähenda, et nad oleksid kõige paremad tehase, ministeeriumi või ka kogu riigi juhtimises. 1990-ndate vana süsteem lagunes kiiremini kui need vanad suured. Ehk siis näeme täpselt sama asja, mis tsaaririigi üleminekul Nõukogude Liitu. Nõukogude Liidu kokkuvarismine pidi jälle kõik muutma. Seekord tuli eraomand tagasi, hinnad liberaliseeriti, riigiettevõtted privatiseeriti, Venemaast pidi saama turumajandus. Ja siin on oluline vältida liiga, aga jällegi lihtsalt lugu. Ei ole päris õige öelda, et privatiseerimine iseenesest hävitas Venemaa või et kõik erastatud ettevõtted muutusid kohe halvemaks. Osa privatiseerimisest tõi päriselt kaasa investeeringud ja tootlikkuse kasvu. Probleem oli, et turumajanduse elemente ehitati keskkonnas, kus turumajanduse institutsioonid olid nõrgad. Reegli muutusi kiiresti, riik oli nõrk, maksusüsteem oli probleem. Hinnad ja subsiidiumid tekitasid tohutuid arbitraaži võimalusi. Inimesed, kes mõistsid, kus jookseb raha ja kellele tuleb helistada, võisid teenida palju rohkem kui inimesed, kes lihtsalt ehitasid head ettevõtet. Teisisõnu, poliitiliste sidemete ja süsteemi moonutustest tekkiva lihtsa raha otsimine võis olla palju kasulikum kui innovatsioon. Ja siit kasvasid välja 90-ndate oligarhid. Aga ka siin ei tohiks teha järeldust, et kogu Venemaa probleem on lihtsalt käputäis pahasi miljardäre. Oligarhide tõus oli pigem sümptom sellest, kui kiiresti majanduslik võim võis nõrkade institutsioonide tingimustes koonduda. Ja korraks tekkis Venemaal uus olukord. Mõned eraisikud olid nii rikkad, et neil oli võimalik mõjutada poliitikat, mitte lihtsalt poliitikast sõltuda. See oli süsteemiline oluline muutus. Räägime Putinist, et kui Vladimir Putin võimule tuli, ei kaotanud ta Vene oligarhe ega ka eraomandi. Ta muutis järk-järguliselt poliitilise tehingu tingimusi. Üks kõige selgemaid signaali oli Jukose ja Mihhail Hodorkovski juhtum 2000-te alguses. Hodorkovski oli üks Venemaa rikkamaid inimesi ning muutus ka poliitiliselt aktiivsemaks. Tema vahistamine ja Jukose purustamine saatis teistele ettevõtetele üsna lihtsa sõnumi. Suur rikkus võib jääda, aga sellest ei tohi kujuneda Kremlist sõltumatu poliitilist jõudu. See ei tähenda, et iga Vene miljardär muutus Putini isiklikuks sõbraks. See tähendas, et suur vara muutus poliitiliselt turvalisemaks, siis kui selle omanik mõistis süsteemi piire. Ja siit jõuame tagasi patronaaži juurde. Lojaalsed ettevõtted võivad saada riigihankeid, juurdepääsu sektorile ja poliitilist kaitset. Lojaalne ametnik võib saada ametikoha, eelarve ja võimaluse oma võrgustikku kasvatada. Ja kõik see on tingimuslik. Kui su positsioon sõltub võimust, siis võim saab sellega ära võtta. Aga miks võiks korruptsioon võimule kasulik olla? Ja siin muutub asi huvitavaks. Kui korruptsioon oleks valitsejale ainult kahjulik, oleks loogiline seda võimalikult jõuliselt välja juurida. Täpselt nagu meil Eestis Euroopas.
kõik need näited, mis ma Venemaa kohta räägin, mitte mõnes mõttes, vaid osades tingimustes kehtivad ka meile. Siin võite näha ka meie elus paralleele. Kui oleks kahjulik, tuleks nagu jõuliselt välja uurida. Aga kontrollitud või valikuliselt talutud korruptsioon võib personaalses süsteemis täita vähemalt 3 poliitilist funktsiooni. Esiteks on see preemia, kui lojaalne inimene saab oma ametipositsiooni kaudu rikkamaks, muutub tema isiklik heaolu süsteemiga seotud. Ta ei kaitse enam ainult presidenti või parteid, ta kaitseb ka enda maja, ettevõtet, lepinguid, ametikohti ja tulevikku. Teiseks muudab korruptsioon inimese haavatavaks. Kui reegleid rikuvad paljud, aga karistada saab valikuliselt, siis võib korruptsiooni vastane võitlus ise muutuda võimu instrumendiks. Probleem ei ole ainult enam selles, kas sa rikkusid reegleid. Oluline võib olla ka see, kas kellegi tekkis põhjus sinu rikkumisi märgata. See tekitab väga teistsuguse lojaalsuse kui lihtsalt nagu palk. Kolmandaks loob korruptsioon auhinna, mille pärast süsteemis võidelda. Mida kõrgemal liigud, seda rohkem on ligipääsu rahale, mõjule ja võimalust. See tähendab, et süsteem soosib inimesi, kes oskavad selles keskkonnas ellu jääda. Ehitada võrgustikke ja näidata lojaalsust. Kompetents ei kao täielikult. Riik vajab endiselt inimesi, kes suudavad keskpanga töös hoida, gaasi eksportida, makse koguda ja relvi ehitada. Aga kompetentsist üksi ei pruugi piisata. Sa pead olema ka poliitiliselt turvaline. Mingis osas me näeme neid asju ka lihtsalt ettevõtetes, et teatud piirist hakkavad ettevõtetes töökohad, kust ainult kompetentsist ei piisa. Seal on vaja juba nii-öelda olla poliitiliselt nii-öelda osaleda kontoripoliitikas. Jah, see on nõme, vastik, aga see on osa elust. See on see, miks väga tihti ettevõtted nii-öelda ei eduta ettevõtte seest mingi juhtpositsioonidele oma inimesi, vaid võtavad väljaspoolt. Kas tutvuste kaudu või siis tutvuste kaudu. Meil, seda ei nimetata korruptsiooniks, meil nimetatakse seda sotsiaalseks kapitaliks. Jätke meelde, see on ametlikult õige termin. Sotsiaalne kapital. Aga lähme edasi. Miks reform on nii raske? Ja siin jõuame põhjusi, et miks selline süsteem võib aastakümneid püsida isegi siis, kui peaaegu kõik saavad aru, et korruptsioon teeb riigi vaesemaks ja ebaefektiivsemaks. Sest reform ei loo ainult võitjaid, ta loob väga konkreetselt kaotajaid. Ligipaistev riigihange tähendab, et keegi kaotab tulusa lepingu. Sõltumatu audit tähendab, et keegi kaotab võimaluse raha kõrvale panna. Kompetentsipõhine ametisse nimetamine tähendab, et kellegi sõber ei saa enam head kohta. Tugev sõltumatu kohus tähendab, et poliitiline telefonikõne ei pruugi enam probleemi lahendada. Kõik need muudatused võivad olla riigile kasulikud, aga inimestele, kelle võim ja rikkus sõltuvad vanast süsteemist, on need väga konkreetsed ohud. Ja siin tuleb välja üks autoritaarse reformi paradoks. Reformia võib muuta riigi tugevamaks, aga enda poliitilise positsiooni nõrgemaks. Kui sa võtad lojaalselt inimestel privileegi ära, vähendad patronataaži ja lubad institutsioonidel iseseisvalt töötada, lood sa samal ajal võimekeskusi, mida sa enam täielikult ei kontrolli. Riigi jaoks võib see olla hea, personaalse võimu jaoks mitte tingimata. Jälle, väike kõrvalvõige, vabandan. Aga näiteks palju arvamusi viimase aja Ukraina kaitseministri asendamisest, vallandamisest oli umbes sama. Et uus tüüp oli väga edukas. See on see uus tüüp, kes seal droone arendas ja tegeles riigi drooni arendamisega Ukrainas. Oli väga edukas sõjas ja soovis vana korda ümber teha. See vanale kindralile ei sobinud ning läks Zelenski juurde ituste peale. Ilmselt ka ähvartas natukene ja siis Zelenski lasi ministri lahti. Aga see on üks teine teema. Lihtsalt kiirelt näitan.
jaa, see oli see Fedorov. Siukene noorem minister, kes hakkas nii-öelda maja liiga kõvasti raputama. Aga noh, siin jõuame nagu tagasi teksti video juurde, et räägime Vene armeest. Et see aitab ka paremini mõista meie eelmist video seal Vene sõjaväe korruptsioonist, kus vaatasime eraldi kindraleid, hankijaid ja komandööre. Võib tunduda, et probleem on lihtsalt ahnuses. Aga laiem süsteem lisab sellele teise mõõtme. Kui karjäär sõltub lojaalsusest, kui halbade uudiste edastamine võib olla ohtlik, kui ametipositsioon saab võimaluse rikastuda, annab võimaluse rikastuda ja ning kui reegleid rakendatakse valikuliselt, tekib terve komplekt stiimuleid, mis töötavad ausa aruandluse ja efektiivsuse vastu. Siis võivad korruptsioon, poliitiline patronaaž ja valetamine hakata üksteist toetama. Korruptsioon annab inimestele põhjuse süsteemis ülespoole ronida. Patronas määrab, kelle abil nad ülespoole ronida. Ja kui selle kõige tulemused on halvemad, kui ametlikes raportites lubati, tekib põhjus tegelikust ilusamaks rääkida. Ja nii saabki süsteem jätkata. Seega küsimusele, miks Venemaa korruptsioon tagasi tuleb, ei ole vastus, et korruptsioon oleks mingi venelaste rahvuslik iseloom. See pole ka lugu sellest, et tsaaririik, Nõukogude Liit ja tänane Venemaa oleksid tegelikult üks ja sama süsteem, ei ole. Pigem on eri Vene režiimid korduvalt sattunud sarnase probleemi, kuidas kontrollida eliite, ressursse ja suuri institutsioone nii, et neist ei kujuneks võimukeskusele konkurente. Ja väga sageli on lahendus olnud muuta nende inimeste positsioon sõltuvaks keskusest. Kui varandus sõltub poliitilisest soosingust, on lojaalsus ratsionaalne. Kui karjäär sõltub patroonist, on lojaalsus ratsionaalne. Kui reegleid rakendatakse valikuliselt, on vastuhakk riskantne. Ja kui kogu süsteem toimub nende suhete kaudu, siis ei ole korruptsiooni võimalik käsitleda lihtsalt plekki, mille saab nagu lapiga pühtaks pühtida. Sest mõnikord on see plekk juba konstruktsiooni sees. Ehk süsteemne. See ei tähenda, et Venemaa ei saaks tuda. Institutsioonid ikka muutuvad, Venemaa ajalugu ise näitab väga erinevaid perioode. Aga see tähendab, et tõsine korruptsioonivastane reform ei nõuaks ainult mõne ametniku arreteerimist, see nõuaks poliitilise tehingu muutmist. Rikkus ei tohiks sõltuda lojaalsusest, seadus ei tohiks sõltuda poliitilisest soosingust ja kompetents ei tohiks muutuda ohuks inimesele, kes istub kõige kõrgemal. Just see siis viib meid järgmise küsimuseni. Kui riigi huvides oleks valida kõige kompetentsemad inimesed, miks valib autoritaarne süsteem nii sageli kõige lojaalsemad? Ja selles räägime siis järgmises videos. Jätke meelde, lapsed, te väärite seda valitsust, mis teil on.